Näosaates näeme me iga pühapäev uskumatuid etteasteid, aga tegelikult jäävad põnevad hetked ka kaamera taha, mida me esialgu saates ei näegi, nii et sellepärast suundume kohe Krimmi-ruumi. Lavataguses Krimmi-ruumis ringi uudistades ei saa me kuidagi mööda vaadata selle saate tõelistest võluritest, kelleks on muidugi Krimmi kunstnikud. Kaua teil tavaliselt läheb aega ühe artistiga? Meil on antud ette 2 tundi ühe artistiga ja siis nad niimoodi siin jooksvalt käivad veel touch-up'e tegemas. Aga kellega on läinud kõige kauem selle hooaja peale kokku? Kõige kauem võtab aega näiteks vananemine ja kiilakad. Isegi kui me teile silmnähtavalt ei ole inimene kiilakas, siis võib-olla paruka all on kiilakas pandud, et laupa, sest et juuksepiiri tõsta. Ja kui palju teil üldse parukaid siin kokku on ja neid läheb kasutusse siis ühe saate peale? Väga palju. Pakuks keskeltläbi 40. Ossa. Ja, meil on tantsijad. Kui tantsijad vajavad ka parukaid. Igaks looks eraldi ju. Sisemise muutuse eest vastutasid saates osalejad loomulikult ise. Ja näiteks Saara Nüganen pidi seekordses saates koos Oskar Seemaniga lapsemeelsuse enda seest uuesti üles otsima. Kui aeg on minna potile, kui aeg on minna potile, siis potile ma lähen. Aga ma vaatasin, et teil on seal selline tore tants ka, kus te hambaharjadega siis tantsite. Kas need on väga rasked või kuidas oli neid käes hoida? Et me saime enda kasutusse originaalid, me peame neid väga hästi hoidma, me ei tohi neid lõhkuda, me ei tohi neid määrida. Neil on eraldi kotid, neil on turvamehed, neil on... Ei, no tantsida on nendega võrdlemisi lihtne, aga ma proovisin hambaid ka pesta hiimaani kipita. Ei soovita. Tantsid on väga hea. Aga Oskar, kuidas sinul on tagasi olla? Või sa oled aasta aega juba vaikselt siin kusagil Krimmi toas peidus olnud? Ja ma võtsin siin Hendrik Normani sviidi endale aastaks ajaks, et tundus selline tore koht, kus terve aastake veeta. Mul pere ka siin ja ma ei olegi ära läinud. Tal oli vaja ainult, et keegi küsiks, huvitav, kes võiks muga tulla? Mina? Juba ta hüppas mul. Okei. Tule, Oskar, sobib. Ma olin hea lähedalt võtta. Ann-Marleni väljakutseks oli aga Dolly Partoni hääle, loo ja lavalise oleku võimalikult tõetruu jäljendamine. Sellel lool on üpriski selline kurb sõnum, kui sinna süveneda, et Dolly räägib siis ühest naisest Jolene'ist, kes tema meest ära tahab röövida. Ja siis ta palub, et ta ei võtaks teda, sest see on kõik, mis tal on. Aga ta esitab seda niimoodi suure muuseas sellise suure kergusega ja see on väga lahe lugu, see on mulle kuidagi külge kasvanud. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Sügavad tunded ja noodid pidid endas esile kutsuma ka Aalika ja Mikk, kes läksid tabama Alfavillile ja Henri Laksile omaseid maneere. Can you imagine when this race is won? Praegusel hetkel selle 3 möödunud saate puhul ma ise olen mõelnud ja avastanud seda, et tegelikult ei ole vahet, kas sa seisid ühe koha peal või tantsid või teed meest või teed naist, et just see nagu peab nagu tabama seda momenti, mingi X-faktor on ju. Ma arvan selles mõttes Aalikaga nõus, et ei ole vahet, mis lugu sul on või kui naljakas või kui mitte naljakas see lugu on. Kui sa saad sellele asjale pihta, mis seal sees on, siis on kõik korras. Tule kui tuli ja säramude, ole tule kui ma kaugele. Nalja on lihtsam teha kui tõsised asju. Et jah, mõnedel tuleb see paremini välja kui teistel. Minul mitte eriti hästi vahepeal. Aga Aalikal on õige point, et loos ei ole asi kinni. Asi on kinni sellest, kui sa leiad sealt üles selle ja kas sa võib-olla oled seda kogenud või mis iganes. Heldur Harri sai seest korralikult aeroobika samme teha ning põhjanaabrite keelekasutusega harjuda, kuna astus lavale vintiötina. Kui kaua sa pidid harjutama siis sellist aktsenti? Ja kusjuures see on nagu huvitav, et see on ikkagi soomlane, kes teeb eesti keelt järgi ja siis
et ma võin proovida nagu soomlaste järgi teha, aga siis seda, et tema üritab omakorda eestlaste järgi teha, see lisab sinna nagu mingi keerulise kihi. No korralik naljanumber on ta tõepoolest, kes endal ei tule vahepeal sellist muiet, nagu üleliigset muiet. Täiega tuleb, ma olen nii halb ka selles, sest ma kipun laval nagu naerma hakkama. Aga noh, eriti naljaks ongi see, et nad on seal võtnud mingisugused sõnad, mis põhimõtteliselt nagu kõlavad eesti keeles, aga see ei ole eesti keel nagu mõnikord. Et juba see, kuidas ta neid numbreid loeb seal, 1, 2, koli, 4, mis see kolin, kus see tal tuli. Ja siis ja see kogu tekst sellest ei tasugi, sinna ei tasugi nagu süveneda. No ütleme, et ma pean laskma mingitest asjadest, mingitest standarditest siin saates lahti. Aga põhimõtteliselt kärab küll. Kohver astus aga seekord Oasise kingadesse. Noel Gallagher kirjutas selle loo oma tüdruksõbrale, kui ta lahti lasti. See ongi selle loo sõnum, et täna oli see päev ja pohv ja lähme edasi. Ma üritan nagu seda muretust sisse panna, mis Oasisel on, et nad on lihtsalt kuidagi nagu sundimatult lahedad lava peal. Ja kuidagi see muretus ja nagu see inimeseks olemise positiivne pool kumab läbi nende lauludest. Energilise ja tantsulise etteastega lummas meid Kadri Voorand, kellest sai lip-sync. Ma ei ole kunagi nagu koreograafiga koos laulnud või ma ei ole üldse koreograafiat teinud. Nii et väga harjumatu on lihtsalt, väga harjumatu. Et selles mõttes on see minu jaoks seni kõige väljakutsuvam number. Keegi kindlasti ei usu seda, aga nii on. Aga selle naise hääles on selline kergus, mis peidab ennast siiski sellist igatsust, et tahaks, et keegi tuleks minuga tantsima ja siis ta nagu kutsub niimoodi kavalalt. Ja sealt on näha, et ta väga tahab ka. Nagu need naised on, aga osad oskavad kuidagi paremini kutsuda kui teised. Ja juba teist saadet järjest krooniti võidumeheks Silver Laas. Kas see oli sinu esimene kokkupuude ooperiga? Ma olen klassikalise muusikute perest ja ma olen tegelikult klassikalise muusikaga algharidusega, tegelikult ka keskkooliharidusega, et ma olen tegelenud peaaegu sama kaua kui nagu muu muusaga olen ka tegelenud klassikalise muusikaga. Järgi teinud, olen ma varem teinud ainult sõprade ees, et nende naeruks ja duši all enda naeruks. Ma väga huviga tahaks teada, kuidas tegelikult päris ooperilaulud ja klassikalise muusikud seda tegelikult nüüd seda saadet vaatasid, et jah, minu ja sinu ma petsime ära, eks võib-olla, aga kas ka neid. Aga samas, vaata klassikaline laul ja see ei ole kunagi liiga vana, et selleks saada, eriti meeste puhul, et sa võid seda täitsa kõrge vanuseni välest muuta ennast, nii et on ju kuhjaga lugusid, kus nagu Tuhkatriinuna on vallas vanas eas tulnud inimesed mees metsast nii-öelda, järsku laulab nii, et pool Euroopat on põlvili.